Johannese evangeeliumist kuulsime, aga Jeesuse risti juures seisid tema ema ja tema ema õde Maarja, Kloopase naine ja Maarja Magdaleena. Kui nüüd Jeesus nägi risti kõrval seismas oma ema ja jüngrit, keda ta armastas, siis ta ütles emale: naine, vaata, see on su poeg. Seejärel ütles ta oma jüngrile: vaata, see on su ema. Ja sel samal tunnil võttis jünger ta enda juurde. Me vaatame kaugelt Golgata mäele, siis näeme seal 3 risti. Kui läheme lähemale, siis näeme nende peal inimesi. Kui läheme veel lähemale, tunneme keskmisel ära Kristuse. Läheme veel ligemale, näeme inimesi risti all. Päris risti juurde minnes näeme seal ka Jeesuse ema. Väga sageli me suure reeste sündmusega seoses ei räägi Jeesuse emast. Ometi on kõik evangeeliumi autorid pidanud oluliseks ära märkida, et ta oli seal. Muidugi, Kristus sureb ristil üksi. See ei ole ühelt poolt mingi siiski selline varjatud või salasurm, vaid see risti löömise kaudu inimeste hukkamise viis oli leidnud Rooma riigis rakendust just seetõttu, et see oleks avalik. Et see oleks nähtav teistele, et hirmutada, et panna mõtlema oma tegude üle ja jätta mõnigi riigivastane samm astumata. See oli paljudele nähtav sündmus, aga nende paljude hulgas olid ka siiski mõned Jeesuse lähimad, ema seal hulgas. Nagu igal matusel, kus vanemad matavad oma last, on võimatu mitte märgata ema pisaraid. Nii ka Jeesuse risti all. Ka siin sellel meie kiriku kõrval altaril oleval Golgata sündmusel on ema kannatav ja mures ema eriliselt esile tõusev. Sel aastal on olnud üks traagiline sündmus avamas ja uut perspektiivi pakkumas, kuidas näha Jeesuse risti surma. Ja just ka Maarja kaudu. Seekordne suur nädal algas Pariisi Jumalaema kiriku põlenguga. See Kristuse sümboliks Euroopas ja Prantsusmaa kristlikuks südameks nimetatud hoone pühitsetud Jeesuse emale. Prantsuskeelset Notre Dame on raske eesti keelde tõlkida, sest meie leedi või meie proua ei kõla kuigi hästi, seda otsetõlkes võiks olla. Nii on selle vastuna kasutatud Jumala ema mõistet, kuid eesti keeli võiksime öelda ka meie ema. See mõte selle Notre Dame'i taga on seesama Johannese evangeeliumi koht, kus Jeesus ütleb oma kurvastavale emale: vaata, siin on sinu poeg, osutades ühele oma jüngritest. Ja sellele jüngrile ütleb ta: vaata, see on su ema. Hiljem on kirikus mõistetud, et taolisel moel on Maarja saanud vaimulikuks emaks kõigile Jeesuse jüngritele, kõigile kristlastele.
nii on Jeesuse ema ja Jumala ema tõesti ka meie ema. Sellest Maarja kirikust, Jumala ja meie ema kirikust sai sel aastal otse kui suure reede sümbol. Nii nagu Jeesuse ristiröömisel vaatas rahva hulk suures osas küllap õudusega pealt toimuvat, olles ise kammitsetud jõuetust leinast. Mitte midagi ei ole võimalik teha, lihtsalt vaatad ja tunnistad seda hävingut, seda hukkumist. Jeesuse ema nende paljude seas Jeesuse risti all esindab otse kui meid kõiki. Ja on meile kellekski, kellega on väga lihtne samastuda, püüdes mõista, mida meiegi võiksime tunda, vaadates Kristuse ristile. See on see, mida ema seal tundis. Selle tema kogetud valu ja jõuetuse kaudu on Maarja meile õpetajaks. Ei mitte sellisel moel, nagu kooliõpetaja või kirikuõpetaja teadmist või tarkust edasi annab, vaid just nii, nagu ainult ema saab õpetajaks olla, südametarkust edasi andes. Maarja teab väga hästi, mida tähendab seista kannatuse ja surma juures, selle surma juures, keda sa armastad. Aga ta teab ka, et ometi on Jumal seal koos temaga, ka selles leinas, ka selles valus. Meie lein ja valu on ka Jumala lein ja valu. Võime küsida, kus oli Jumal siis, kui Jeesus suri? Paljud küsisid seda Jeesuse risti all, pilgates, kus su Jumal nüüd on? Nii on küsinud nii mõnigi, vaadates Jumala ema kirikut hävimas, mõni murega, mõni pilgates. Kus oli Jumal siis, kui Notre Dame oli leekides? Kus oli Jumal esmaspäeva õhtul Pariisis? Ja vastus on, ta oli kõikjal. Ta oli koos nende tuhandete inimestega, kes kogunesid tänavatele palvetama ja laulma Maarjale. See oli nende usu väljendus, et Jumal hoolib Maarjast ja kuuleb tema eestpalveid. Jumal oli seal. Jumal oli koos tuletõrjujatega, kes ennast salgavalt sisenesid põlevasse hoonesse. See ongi üks suure reede võrdumeid. Kui palju Jumal meid armastab, saab selgeks, kui vaatame põlevasse hoonesse oma elu ohtu seades tormava tuletõrjuja peale. Ja Jumal oli ka selle tuletõrje kaplaniga, kes oma elu samuti ohtu seades läks põlevasse katedraali, et päästa üks ristikiriku kalleimaid reliikviaid, mis arvatakse olevat seesama okaskroon, mis suurel reedel Kristuse pähe kinni löödi. See oli selles põlevas katedraalis. Okaskroon ühelt poolt Kristuse kannatuse, piinarikka surma sümbol ja meeldetuletaja, teisalt meie lootuse ja lunastuse meenutaja. Ja kui tuli oli võidetud, jagati pilti tuletõrjujatest katedraali uksel vaatamas kiriku altari poole. Mustaks tahmunud kirikus ei paista midagi muud kui peaaltari kuldne rist, mis mingil kummalisel põhjusel ei ole suitsukahjustusi saanud.
Rist kui Kristuse võidumärk, Jumala armastuse ja kõikjal ka kannatuses kohal olemise märk. Nii on nii selle traagilise põlengu kui suure reede viimaseks sõnumiks lootus. Kogu suure nädala sõnum ei ole mitte üksnes surma ja hävingu, vaid palju rohkem lootuse ja uue elu sõnum. Suurel reedel ei oleks mingit tähtsust ja mõtet ilma pühapäeva hommikuse ülestõusmise sõnumita. Maarja teab seda paremini kui keegi teine, et lootus on tugevam kui meeleheide. Armastus on tugevam kui vihkamine ja kurjus ja elu on tugevam kui surm. Ja tema teab ka seda, et Jumalale ei ole mitte ükski asi võimatu. Vaatame täna Kristuse ristile ja näeme seal kõrval ka Maarja nukrat palet. Seda palet, mis on nii kurb ja täis valu, aga mis ometi ei ole ilma lootuseta. Tema teadis, mis tähendab kannatus, mis tähendab valu, mis tähendab võimetus sekkuda, aga samuti seda, mis tähendab lootus ja uue elu tõotus, millega sa tohid arvestada. Jeesuse sõnad Maarjale, vaata, see on su poeg, ja tema jüngrile, vaata, see on su ema, on otse kui ülestõusmise ettekuulutus. Midagi seisab veel ees, ärge murduge, see ei ole veel lõpp. Täna ta ütleb seda ka sinule ja minule, vaata sinu ema, ja osutab sellega seosele, mis on meil tema kannatuse ja ka tema ülestõusmisega, mille tunnistajaks Maarja on erilisel moel olnud. Jumala ema, Notre Dame, meie ema, tema kogemus tuletab meelde, et häving ei võida lõplikult kunagi. Meeleheide ei võida kunagi ja surm ei võida kunagi. Koos Jumalaga seisab meil alati midagi rohkemat, midagi uut ja midagi, mis kõneleb elust, see seisab meil veel ees. Aamen.